No tervitus kõigile, 13. september ja reede. Ei tea, kas oli hea mõte tulla täna kalale? 13 reede, miks mitte? Vot nii ütleb proua Ilme. Ühesõnaga sai nädalavahetuseks jälle kodukanti tuldud natuke varem ja plaan on siis veeta see nädalavahetus karjääris ja siit üks linask või veel rohkem välja meelitada. Eelmisel nädalavahetusel nägin siit vähemalt 2-meetrist linaskit, üks oli 2-meetrine. 2-meetrist linaskit. Ja üks oli 1,5-meetrine. Ja läksid siit niisuguse vuhinaga ja irvitasid mu üle. Aga ma mõtlesin, et sittaga teid ma siit välja püüan. Ja nüüd on siis ettevalmistused on tehtud. Ostsin linaski sööta. Juurde panen siis tõuku maisi ja hernest. Ja panen vist 2 ritvapüügil, üks siis ussiga ja teine maisiga. Mingisuguseid muid kohupiimapastat ja essentse ja muid vidinaid energiajooke ja muid asju sisse ei hakka segama. Hoiatan kohe ette, ma ei ole kunagi varem linaskit püüdnud, nii et kõik spetsialistid saavad nüüd kommentaarides hagu anda, mida ma kõik valesti teen. Aga mina püüan täpselt nii, kuidas välja tuleb ja kui ei tule, siis pole ka midagi hullu. Vot sellised lood siis, aga okei, ma hakkan nüüd seda segu kokku segama, seda ma vist filmima ei hakka. Teen siis nii-öelda teooria järgi möksi valmis, viskan mõned pallid sisse, proovin täna püüda ka ja söödame koha sisse ja kui täna ei tule, siis tulen kas homme hommikul või peale lõunat ja proovin edasi. See kõrke koht tundub siin ahvatlev, just see tagumine augu koht seal, vaatame. Sest linask liikus jah siin samas nina ees praktiliselt. Aga okei, aitab lobast. Teeme segu valmis, viskame pallid sisse, vahetan ritvadel konksud ära, panen natuke suuremad ja kahva võtsin ka kaasa, sest linaskit vist ilma kahvata välja ei tõsta. Vot sellised lood siis. Nii et meie hakkame püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest anname teada. No nii, möks on valmis. Päris taignaks ei tee, muidu ei lagun ära. Ja viskame sinna pallid sisse ja vaatame, kas tuleb siit midagi välja või ei tule. Tegelikult peaks sealt vasakult ka proovima, sealt poolt nad tulid, seal on neil äkki pesa. Ei tea, vaatame. Nii, esialgu las nendest aitab. Panen nüüd ritvadel uuemad, suuremad konksud ja siis vaatame edasi. No nii, nüüd on kuskil 1.5 vist siin oldud, aga tundub, et linaskit siin täna ei ole. Või ta ei taha. Hästi tuulevaikne on täna, tavaliselt on siin tuult hästi palju. Täna on vesi, peegel, sile ja panin natuke siia vasakule ka sööta ja ussiga ühe õnge, aga ei taha kumbagi, ei maisi ega ussi. Te ei tea jah, kus see linask siin siis täpsemalt paigal on. Ja lant ei taha ka keegi. Ilus õhtu. Ühed kalamehed tulid paadiga peale, teise viskega tuli aug, aga ma ei saanud aru, kui suur see oli, kas oli kotikala või mitte, aga siin pool praegu küll ei taha keegi. Aga noh, natuke veel aega, ma arvan, mingi 8 võiks siin olla või kuskil sinna kanti, vaatame. Õhtu on mõnus, äkki ikka tuleb veel mingigi võtt. Saaks kas ühe alamõõdulise linaskisid, siis oleks süda rahul, et linaskit on ja võtab ka. Aga okei, meie jätkame. No nii, võime vist esimese linaskipäeva kokku võtta, ehk siis täielik vaikus. Ei õnnestunud seda siit võsast välja meelitada. Tundub, et kisub vihmale ka vaikselt, ei tea, mis ilm homme on.
aga tahaks veel tulla proovima, vaatame võib-olla isegi paadiga, võtame ühe tüdriku ka veel kaasa ja siis kas proovib linaskit või mitte. Homme on veel viimane võimalus ka jõeforelli proovida. Äkki lähen teen homme õhtul tiiru hoopis oma esimesele forellilõigule õhtu hämaruses. Aga vot seekord siis nii. Täna üksikut videod ma ei hakka YouTube'i üles panema. Teeme terve nädalavahetuse püügi ära ja siis vaatame, mis siit välja tuleb. Ilme paneb vaikselt juba kolusid kokku mul siin selja taga. Praht kaasa ilusti. Aga jah, linaskiga on natukene kurvad lood siin. Ei mullita ka üldse kuskil, nii et nagu peaks olema linaskile omana. Vot nii, aga okei. Tänaseks vist siis lõpetame ja vaatame, mis homme saab. On ju, Ilme? Tore, head aega! No tervitus kõigile! Täna 14. september. Tulin karjääri lootusega, et jälle linaskit siin jahtida, aga minu seal tavakohas on täna Päästeametil mingi õppus või muu action. Öeldi, et ole hea mees ja vii auto ära, pane kuskile mujale, et tuleb veel 2 suurt rekkat sinna. Paar tundi majandavad seal, nii et ma oma sissesöödetud kohale täna ei saagi minna esialgu. Aga pole probleemi, eks istun siin teisel pool ja tutvun olukorraga. Võib-olla proovin siit hoopis siis. Ja õhtul äkki lähen sinna tagasi. Las päästeametnikud möllavad ja õpivad. Paadiga on jälle teisi mehi ka peal. Peakski ootama ühe korra, kui maha tulevad, et siis küsima, kuidas paadiga siit midagi tuleb ja kas tuleb. Ilm on täna jälle selline suhteliselt vaikne, siin all praegu tuult ei ole. Vahepeal sabistas kergelt vihma, aga te ei tea, kus see linask siin passib. Eile igastahes ei õnnestunud seda välja meelitada, aga vaatame, panen siia serva kuskile äkki. Söödan siin hoopis sisse ja vaatame, mis siit välja tuleb. Okei. Jälgime siis Päästeametnike möllu ja loobime lanti. No nii, päästjatel action käib, droonid lendavad, mehed sebivad, korralik õppus tundub olevat. Ma pean nüüd vähemalt 2-3 tundi siin passima, enne kui nad ära lähevad, sest see väljasõidutee on ka nii kitsas, et kui seal suur päästeauto vastu tuleb, siis on jama majas. Aga selge see, et harjutama peab ja see on siin ju iseenesest hea koht harjutamiseks. Vot selline lugu. Aga tundub, et siin ka ilma sisse söötmata vist linaskit ei liigu. Kui üldse siin kandis linaskit on. Lanti ka ei ole nüüd keegi tahtnud, nii et tuleb lihtsalt 2 tundi siin sitsida ja õhtul hoopis võib-olla minna veel forelli proovima, viimane võimalus. Aga okei, hoiame päästjatel silma peal ja üritame püüda. No nii, kuna päästjad seal endiselt möllavad suure hooga, siis mõtlesin, et proovin ikka siia mõned söödapallid sisse visata. Äkki meelitab siia serva siis midagi. Ja vaatab õhtul võib-olla siis läheb oma eelmisesse kohta seal vastas servas või siis tuleb siia tagasi äkki. Ei hakka siit praegu välja ka sõitma, sest kui see suured autod on seal ees, siis suur tõenäosus ma äkki ei saagi siit minema. Teed on nii kitsad, et vaatame, kas hakkab täna midagi toimuma siin või mitte. Esialgu on vaikus, lanti ka ei taha keegi. Ilm on selline vahelduva vihmasabinatega. Võiks ju kalale sobida. Aga eks näis. Vähemalt huvitav vaadata, mida päästjad teevad. Okei, jätkame. No nii,
päästjad lõpetasid oma õppuse ära ja läksid minema. Tulin siis oma tavalisse kohta, mis eile õhtul sai sisse söödetud. Viskasin veel mõned pallid siia, vaatame, kas meelitab linaski siit välja või mitte, ise kahtlen sügavalt. Ja aga muidu jätkan traditsiooniliselt, vahetasin teisel õngel ikka väikese konksu tagasi ja panen siis kärbsetõuguga särjepüügile, et äkki saab elus sööta ja siis haugi proovida. Lanti ei taha midagi ega kedagi. Rääkisin siis ühe teise kalamehega ka, ütles sama asja täpselt, et särg võtab ainult siin seda, väike särg võtab kärbsetõuku, ussi ei taha keegi, lanti ei taha keegi ja paadiga, kui sealt tagantpoolt püüda, siis ahven tuleb ka ainult selle sama väikese elussööda särje peale. Ja kui õnnestub haugi saada, siis need on ka kõik kalamõõdulised. Nii et ei tea, mis värk siin on. Aga noh, ma siin veel mõned tunnid proovin. Vaatame, kas õnnestub midagi kätte saada. No nii, lõpuks siis üks väike roosärjeke, keda ma siin tavaliselt kogreks kutsusin. Kommentaariumis sai ka selgeks lõpuks, et tegemist ikka roosärjega. Ma ei tea, miks ma neid kogreks olen kogu aeg siin kutsunud. Mingi harjumuse võim vist, sest lapsepõlves mäletan, et alati vanemad poisid ja mehed püüdsid selliseid ja kutsus neid kokradeks, elasid suvel aiavannis. Aga selle paneme nüüd kohe elussööda õnge otsa ja vaatame, kas meelitame siit haugi või ahvenat välja. Päike tuli välja. Äkki hakkab midagi liigutama ka. Linaskit igastahes siin küll ei ole. Vähemalt esialgu mitte. Nii. Praegu seal särg on igastahes aktiivne. Noh, mis sellel on nüüd siis? Juba sõlmed sees. Ikka kohe oksa külge ja kiusa mind, alati kiusa. Nii, selle viskame sinna. Ja vaatame, mis saama hakkab. Eks kui midagi on, siis filmin. No nii, keegi võttis meie elus sööta. On. Oho, kõige väiksem ka vist ei ole, aga kõige suurem ka mitte. Või läks minema ja vedas rohtu jälle. Ai kurat, paistab, et ei olnud siis midagi suurt. Isegi elus sööt on alles veel. Kurat, aru saab siin, vabandust. Mis siin toimub? Hamba jälgi ka peale jälle. Mis see nüüd siis oli huvitav? Rohtu ta igastahes vedas ja aga ära ei võtnud. Kerged nagu hambajäljed oleks peal, aga ei saa aru ka. Läheb tagasi. No võta siis kinni, kes siin tegutseb. See oli vist mingi väiksem ahven, ma arvan. Ja jälle kadus väike särk ka ära. Enam see sisse söödetud koht ka ei toimi. Täielik vaikus. Aga okei, jälgime edasi. No nii, lõpuks võtsis pinninguga ja haugike. Aga jälle väike tundub olevat. Või on isegi kotikala või? See võib isegi kotikala olla juba.
nivin-navin. Ei tea. Tasa. Suunurgast on kinni ainult. Ops, ja läks minema. Nagu ikka. No joh, ei tea, noh, mis teha. Lohutame ennast sellega, et see ei olnud mõõdus. No nii, nüüd on meil esimene võtt maisiga. Kas tõesti tuleb ime ja linask või mingi muu? Korgi vedas korraks täitsa vee alla, aga sai vist konksu tunda, läks minema. No võta uuesti. Ei võta rohkem. No vot siis. No vähemalt maisiga võtt nähtud. Iseasi, kas see nüüd oli linask või mõni suurem särg või midagi muud tegelast, kes veel maisi võtab. No jah, kontrollime ära ja proovime edasi. No nii, võtame siis teise päeva kokku, hakkame vaikselt lõpetama. Kala ei saanud. Käsiõngega, kus mais otsas oli siis põhimõtteliselt 2 võttu. Aga ma kahtlustan, et see võis mingi väike särg olla või midagi, sest alumine 3 maisitera oli otsas, alumist oli nii-öelda natuke luitsutatud. Rohkem landiga ühtegi võttu ei ole olnud, elussööta ka keegi ei taha ja tee või tina täna ei ole ka seda väikest elussööda särge siin võtmas. Korra seal vasakul pool roostiku servas natuke näksis ja siis jäi jälle täiesti vaikseks. Ei tea, mis jama selle karjääriga nii on, et ta nii käitub. Vot, aga nüüd ma pean tänaseks vist lõpetama, ühe väikese sõidu tegema ja arvatavasti õhtul ma enam siia vist tagasi ei viitsi tulla. Vaatan, kas äkki homme enne lõunat lähen käin oma põhikohas. Prooviks veel ahvenat ja homme vaja jälle linna tagasi minna ja pidu läbi. Tagasi saan tulla jälle siis järgmisel nädalavahetusel, see on siis 21-22. Ja vaatame, kuhu siis lähen. Olen muidugi, kuidas ilm on. Aga tundub, et siit linaskit siis seekord välja ei meelitanud. Eks targemad, kes on siin käinud kohalikud, kui raatsivad, siis võivad öelda, kus nemad siin linaskit on püüdnud või saanud. Aga minul siis esimene kord ebaõnnestus, aga noh, see oleks ka vist olnud suht ebatõenäoline, et siit kohe esimese korraga oleks linaski välja vedanud. Aga noh, kunagi ei tea. Vähemalt linaskit siin karjääris on, see on kindel. Aga võtta ja püüa kinni. Okei. Aitäh, et vaatasid. Näidata küll midagi ei olnud. Kui kanalit tellinud ei ole, võiksid seda teha. 400 tellijat sai juba täis, mis on minu jaoks täiesti üllatus. Kui video meeldis, pane pöial ülesse. Kui ei meeldinud, pane pöial alla. Ja näeme järgmine kord. Tšau!